nimi on Elina ja olen Tallinna Tervishoiukõrgkooli õppejõud ja räägin teile täna natukene võib-olla teistmoodi teemat, aga mis kindlasti otseselt on seotud perega, pere vastutusega lapse elus ja nii edasi ja nii edasi. Et ma väga tänan eelmisi lektoreid, kes käivitasid minus sellise suurepäraselt aktiivse mõttetegevuse ja ma leidsin juba väga palju selliseid seoseid oma teemaga ja sellepärast mul on siin väike spikker, mida ma kirjutasin eelnevatelt lektoritelt, et tuua võib-olla mõne koha peal ka samasugune näide, et kust tegelikult kõik asjad pihta hakkavad. Nii et siis isiksuse õppimine ja lapse õppimise toetamine. Natukene võib-olla sellest, et mida isiksuseks üldse nimetatakse. Et siis isiksuseks nimetatakse iseloomulike omadustega inimest, mis eristavad teda ümbritsevatest. See tähendab seda, et on teatud autorid, kes käsitlevad isiksusena ainult inimest, kes ainult mingis suhtes on väljapaistev ja niisugune väga-väga omapärane oma käitumise poolest, nimetavad seda vaid isiksuseks. Aga tegelikult on isiksus see inimene kohe, kes maailma sünnib, sellepärast, et ta on kohe teistmoodi kui teised, et ta ei ole kunagi kellegi moodi, ta on alati omamoodi eriline. Ja psühholoogid näiteks sageli mõistavad isiksuse mõiste all iseloomu ehk siis karakterit. Ja tegelikult inimene isiksusena on tõesti väga unikaalne ja kordumatu. Ja tegelikult kordumatu ei ole ta mitte sellepärast, eks ole, et me võib-olla füüsiliselt väga palju oleme üksteisest erinevad, vaid kordumatu just oma hinge poolest. Ja näiteks isegi teadlased ei oska selles mõttes inimese hinge päris lõplikult mõista, et inimese hinge isegi peetakse teadlaste poolt väga delikaatseks, mida ei saa teaduslike meetoditega üldse kuskile raamidesse panna. No, isiksuse omadused, kas nad on püsivad või mitte? Et tegelikult on nii, et inimese isiksuse omadused ei pruugi olla nii väga jäigad ja muutumatud. Kuigi vahel meile tundub ja võib-olla ka kuuleme, et sellest räägitakse, et noh, kui see inimene juba on kord selline, et siis lihtsalt on ja midagi ei muutu. Ja meil on võib-olla sageli väga raske leppida selle arusaamaga või tõdeda seda, et inimene muutub oma elu jooksul väga palju. Et mina näiteks täiskasvanu koolitajana, mis on see eriala, mida ma olen lisaks õe erialale elus palju juurde õppinud, et see on mulle väga selgelt näidanud, kuidas ka täiskasvanud inimesed võivad väga lühikese aja jooksul teha väga suuri arengulisi hüppeid, selles mõttes, et nad tõesti muutuvad selle isiksusena hästi palju. Et kindlasti on raske, et see on see, millest Nele rääkis, et on mööda läinud tõesti need tundlikud eluperioodid, kus on väga lihtne see muutumine, on väga lihtne õppida midagi ära, ükskõik kas on nad siis keeled või mingisugused oskused, aga kindlasti ka täiskasvanud inimene on võimeline väga palju muutuma. Loomulikult selleks on vaja ainult palju rohkem tahet ja energiat.
läheb ka selle peale rohkem, ehk siis on vaja rohkem pingutada. Nii et tegelikult psühholoogid peavad inimese loomust üsna paindlikuks ja paindlikuks väliskeskkonna muutuste suhtes, selles mõttes, et kui keskkond meie ümber muutub, siis inimene üsna kiiresti muutub koos selle keskkonnaga. Et ta üritab ennast tihti väga kiiresti kohandada sellega, mis toimub väljapool. Põhiliselt on isiksust iseloomustavateks kaks põhiomadust, mis on meis kõigis olemas. Emotsionaalne stabiilsus ja neurootilisus. Ja need kaks poolt on selles mõttes nagu kaks konkureerivat poolt, mis siis mingitel hetkedel üks on ülekaalus ja teine on madalseisus ja vastupidi. Et see emotsionaalne stabiilsus on see, kuidas inimene suudab oma emotsioone teadvustada, kuidas ta suudab neid emotsioone juhtida, kuidas ta suudab neid emotsioone suunata ja neurootilisus on siis see, kuidas ta ei tule toime nende emotsioonide juhtimisega või suunamisega. Et siin on võib-olla väga selline lihtne näide on see, et mida hakkab keegi tegema pingeolukorras. Et mõni inimene pingeolukorras hakkab tegema teatavaid sundliigutusi, need on kõige rohkem levinud inimeste hulgas. Ja ta võib nüüd sundliigutusi teha isegi nii, et ta ei pane seda üldse tähele. Aga see ei ole halb, vaid see on tegelikult see, kuidas inimene tuleb oma selle neurootilisusega toime. Selles mõttes, et ta maandab selle kaudu, et seda nimetatakse psühholoogide keeles ka eneseregulatsiooni mehhanismideks. Et kuidas ta hakkab ennast nii-öelda maandama sellistes väikestes asjades. Ma mäletan ühte oma õppejõudu, kellel alati, kui ta tuli tundi, siis tal oli tema see neurootiline või see neurootilisus tõusis sinna astmeni, et ta hakkas väga kiiresti kogu aeg ruumis liikuma edasi-tagasi, et ta unustas alati endale käekoti üle õla. Et kõige teine, eks ole, õppejõududest käib klassi ees käekott üle õla edasi-tagasi kogu aeg väga kiiresti ja räägib nii, et see on nagu üks pikk lause. Sellepärast, et temal väljendus neurootilisust täpselt sellisel kujul ja mida siis rohkem ta harjus selle õpperühmaga, seda vähemaks kogu aeg selline neurootilisuse väljendus jäi. Selles mõttes, et siis järgmine kord ta ikka suutis käekotti ära võtta rahulikumalt. Ja need omadused on meil kõigil. Et selles mõttes, et see ei ole hea ega ei ole halb, see on lihtsalt inimesele omane. Kus isiksuse omadused tavaliselt avalduvad? Noh, kindlasti ei ole see meie jaoks uudis, et inimese tegudes. Kindlasti. Selles mõttes, et me inimese tegutsemisviisi järgi saame aru, missugune see inimene oma iseloomu poolest valdavalt on. Et kui me hakkame tegema midagi, mis nõuab meilt väga suurt pingutust, on meie jaoks väga raske, siis see, kuidas selle tegevusega toime tullakse, sellest me saame väga hea pildi selle kaudu sellest, missugune on selle inimese iseloom. Kui inimene asub keskendunult asja juurde, hakkab otsima mingisuguseid konstruktiivseid lahendusi, püüab panustada oma energiat tõesti sellesse, mida ta teeb, siis ilmselgelt meil võib kujuneda sellest inimesest pilt, et inimene on keskendumisvõimeline ja järjekindel.
noh, võib-olla ka töökas, eks ole, mis iganes.